särav esineja ja toetavad visuaalid. Need on kaks asja, mis aitavad õpikogemust võimendada paremini, kinnistada asju paremini ja tänu sellele suureneb tõenäosus, et õpitud ka rakendatakse. Kui me aga kolime Zoomi, siis see kõik on kuidagi nagu kehvem seal, lihtsalt üks istuv inimene ja jagatud ekraan, see ei ole nagu päris see. Küsisin endalt, kuidas saab paremini ja ehitasin parema variandi Green Screen Studio näol. Tänu sellele lahendusele ma saan asendada enda tausta enda slaididega ja hoida kogu kogemust ühes pildis. Nii et siis mõned sellised mõtted oleks toetatud visuaalidega, ütlustega, mõtetega või näiteks ka, kui mul on mõni harjutus, mida osalejad peaksid pikemalt tegema, ma võin ennast siit täitsa ära kaotada, lasta neil toimetada ja siis hiljem tagasi tulla. Kuidas ma kõike seda teen? No, vaatame siis natukene tehnilist poolt. Tehniline pool käib nõnda, et nimelt mul on siin üks põhikaamera, mis filmib mu ülesse koos rohelise taustaga. Mul on siin mikrofon, mis võtab vastu minu peamikrofoni komplekti, ehk ükskõik mis nurga all ma olen, mu heli on kenasti kosta ja ta saadab kõik siia videomikserpulti, kus siis pannakse kokku minu pilt ja asendatakse taust minu arvutist saadetava pildiga. See omakorda võimaldab seda, et ma siis saadan Zoomi signaali, siin on tavaliselt Zoomi aken, hetkel on salvestav programm taustaks, kus ma näen osalejaid ja ühtlasi ma saan kontrollida enda slaide ja siin kõrval on tegelikult veel üks monitor, kus ma näen täpselt seda suurt pilti, kus ma olen enda tausta asendanud, et ma olen natuke nagu ilmaennustaja rollis. Korralik valgus muidugi on vajalik selle jaoks, et asjad kenasti toimiks ja nõnda see asi käib. Praeguseks on õnnestunud siit virtuaalstuudiost modereerida virtuaalseid konverentse, on õnnestunud siin virtuaalstuudios teha ägedaid koolitusesinemisi ja isegi pikemaid koolitusi. Seda kõike tuues nendes virtuaalkohtumistes kogu selle visuaalse kogemuse köitsvamaks, sest see on üks asjadest, mida me igatseme nendes virtuaalkohtumistes. Nii et selline on lahendus, mida ma olen enda jaoks ehitanud lahedate järgmiste virtuaalkohtumisteni.